Artur Talvik, Vabaerakond alustab VEB-fondi teemalise plakatikampaaniaga. Miks? No, VEB-fond ja sellega seonduv on üks Eesti poliitika ajaloos võib-olla kõige hämaram osa või selline kõige kahtlasem, kõige määrdunum osa üldse ja me üritame ikkagi meelde tuletada, et see VEB-fondi taoline saaga ei ole lahendust saanud ja et me võiksime siit edasi uude poliitika ajastusse minna, andes eelnevale väga selge ja arusaadava hinnangu. Riigikogu menetluses on ka üks eelnõu, mis puudutab VEB-fondi sertifikaatide ja kahjunõude hüvitamist. Sina oled üks neist, kes on selle eelnõu algataja. Milleks seda vaja oli? No see ongi üks võimalus tunnistada, et Eesti varasemad valitsused on teinud ülekohut Eesti ettevõtjatele ja sealt kaudu kas Eesti inimestele valetanud ja vassinud muuhulgas ja ka siin on varasemalt leitud, et lausa võltsitud dokumente on kasutatud. Ehk et küsimus ei ole nii palju selles, kui palju keegi nüüd peaks raha saama. Küsimus on selles, et märgiliselt peaks kompenseerima nendele inimestele ja nendele ettevõtjatele, kelle raha toona siis Venemaale jäi. Ja ma toonitan, nemad ei hoidnud oma raha mitte Venemaal, vaid nad hoidsid oma raha Eesti pankades, kes välismaaga ülekannete tegemiseks kasutas korrespondentpangana seda Vnesseekonompanka. Ehk et meil tihtipeale paljudele inimestele jääb arusaamine, et justkui need on ettevõtjad, kes hoidsid raha Venemaal ja et see on üldse üks Vene probleem. Ei, see on Eesti panganduse väga suur probleem ja selle rahaga või nii-öelda VEB-fondi tegemisega tegelikult päästeti Eesti kroon. See oleks suur finantskrahh olnud, kui seda VEB-fondi oleks tehtud. Järelikult sellest VEB-fondist kahjusaajad ehk need ettevõtjad ja ettevõtted, kes seal kahju sai, nemad peaksid siis ikkagi miskil moel kompenseeritud saama. Selle paberiga, mis võltsiti mindi tooma järgmise isiku poolt siis Venemaalt raha ehk keegi on sealt fondist $32 miljonit saanud. Nii et see ei ole naljaasi, et kellegile on makstud raha, teisele ei ole makstud raha. Ja siiski on õhus need kahtlused, et on olemas olnud selline koht nagu R-hooldus, mille kaudu finantseeriti Reformierakonda ja linnalegend arvab, et see R-hooldus sai salapärast raha siis endale peale. Kas sina oled ka veendunud, et Reformierakond ja R-hooldus said alguse vähemalt osaliselt sellest $32 miljonist? Mind üllatab missuguse raevukusega Reformierakond seda VEB-fondi saagat ründab või kui keegi sõna VEB-fond suhu võtab, siis Reformi sellised valveründajad on kohe väljas ja kraes. See on tavaliselt märk, et midagi on seal valesti tehtud ja mingi susserdamine nende kasuks on käinud, muidu nad niimoodi nii agressiivselt ei ründaks VEB-fondi puhul. See läheb neile jätkuvalt südamesse? See läheb neile väga korda ja ka nüüd, kui me siin leppisime õiguskomisjonis kokku, et oluliselt tähtsa riikliku küsimuse arutelu tuleb VEB-fondi teemal maikuus, siis jah, see kokkulepe oli konsensuslik, aga kõige suurem küsimärke või kõige suuremat vastuseisu tuli ikkagi Reformi poolt.